tere, tere kõik armsad vaatajad. Kaunist suve jätku teile siit Saaremaalt, tuuliselt Saaremaalt. Mina tahan täna teile lihtsalt tutvustada natukene seda matemaatika õpetamise seminari, webinari, mida me neljapäeval koos tegema hakkame. Ja ma kutsun teid osalema, sellepärast et nüüd peale kuu aega ettevalmistusi, mõtlemisi, kuulamisi, lugemisi. Ma tahaksin teile hakata jagama neid põhimõtteid, mis siis võiks katsetada kodus või eelkõige just algklassidel koolieelikute puhul natukene matemaatika õpetamisest teisiti teha. Et muidugi teil on endal ju võimalused peale selle, et te olete õppinud õpetajana ka matemaatika õpetamise metoodikat ja didaktikat, on võimalused alati ennast harida ja see loetelu näiteks, mida teile võiksin ka ette lugeda, et kas või alustades sellest, et Soome haridusministeeriumi kodulehel õpetusharidus on väga palju materjali, on olemas materjalid, mida ma olen vaadanud, mis on uute matemaatikaõpikutega seotud, mida Soomes on välja antud, tuumaõpikud näiteks ja kuna neil on 2016 täiesti uus õppekava, ka matemaatika osas, siis sellega seoses on Soome riigis erinevalt Eestist väga palju selliseid toetavaid videosid, lausa väikesi palasid, kuidas moodi nüüd õpetaja või lapsevanem saaks hakata siis kodus või koolis last matemaatikas õpetama. Ja need kõige rohkem puudutavad need asjad mitte niivõrd neid nippe ja võtteid, kuigi ka selle valdkonna näiteks, mida ma võiksin soovitada, väga armas naine Anniina ja räägib Varga Nemeni meetoditest, kuidas õpetada ja näitab neid konkreetseid võtteid. Ja samas on olemas need psühholoogide videod, mida te saate kõik vaadata, mis siis puudutavad matemaatika õpetamist. Aga kui teil ei ole selleks aega, soovi, jõudu või ei tunne nii hästi näiteks soome või inglise keelt, siis ma aitan nagu väikeste sammudega, sammhaaval nüüd tulevate webinaridega seoses hakata analüüsima ja mõtlema, kas see ikkagi, kuidas meie praegu Eestis matemaatikat õpetame, eriti just algusest peale, kas see peab nii olema või võib olla siin ka mingisugune teistsugune vaatenurk. Ja ma tahaksin sellepärast just teid kutsuda ka neid webinare vaatama, mida ma järjest hakkan nüüd tegema, et tõesti esimene lause, mida ma ka otsides nüüd Eesti materjale leidsin alles hiljuti, oli see, et matemaatika on abstraktne aine ja laste jaoks on vaja seda abstraktset asja selgeks saada. No ei ole mitte nii. Abstraktne mõtlemine saab alguse lapsel alles kusagil 10–12 aastaselt ja enne seda on lapse mõtlemise arengus erinevad teised etapid, millest me ka hakkame täpsemalt rääkima. Ja ka selle tõestuseks ma võin tuua ühe väga targa mehe kommentaari, mida alles mitte kaua aega tagasi kuulsin, kus ta rääkis oma matemaatika nagu kogemustest ja muljetest ja tunnetest, mis on kõik väga olulised, nagu me eelmisel korral ka rääkisime selles sissejuhatavas videos, et kui ikkagi tunded on väga negatiivsed matemaatikaga seoses, no või on see lausa ängistus või ärevus, no hästi raske on lastel siis matemaatikat õppima hakata ja vanematel matemaatikat õpetamist toetada. Ja õpetajatel, kui õpetajal endal on ka olnud tunded matemaatika õppimisel kehvad, no ka siis on väga raske alustada. Ja üks nendest järgmistest webinaridest ongi seotud nende tunnetega ja kogemustega ja et kuidas ületada oma negatiivsed kogemused. Aga neljapäeval me alustame tegelikult selles mõttes algusest peale, et me räägime sellest,
et matemaatika ei ole abstraktne mõtlemine ainult, vaid matemaatika on eluline, terve meie elu ja maailma ja ühiskonna aluspõhimõtteid käsitlev õpetusteadus, vaatenurk elule. Ja mis veel on need aluspõhimõtted, nendest räägime. Ja selle targa mehe lõpetuseks, kommentaari lõpetuseks oligi siis see, et temal oli esimesed aastad väga-väga raske matemaatikas ja halvad hinded ja kusagil 8. läks ta pea lahti ja siis hakkas ta matemaatikast aru saama. No küsimus ei ole ju temas, et küsimus on selles, et kui lastel ei ole veel seda abstraktset mõtlemist, siis ei saa seda lihtsalt pähe panna ja pähe kallata, vaid tuleb leida mingid teised vaatenurgad ja nendest vaatenurkadest me siis ka alustame rääkimist sammhaaval, aga neljapäeval ma räägin kõigepealt nüüd 5 sellisest tõsisest aluspõhimõttest, mida minu kogemuse järgi ei ole Eesti matemaatika õpetamisel just algklassides ei arvestata. Aga võib-olla ma eksin ja sellepärast ma oleksin väga õnnelik, kui teie oleksite, et kõigepealt tuleksid nii lapsevanemad kui õpetajad osalema sellele webinarile ja teiselt poolt teie oleksite ka ise aktiivsed, et kui ma näiteks ei ole näinud mingeid matemaatikaõpikuid või kui ma olen valesti aru saanud või kui see, mis minule paistab, tundub, et need matemaatikaõpikute leheküljed, et need kinnitavad mingit muud vaatenurka, siis ma oleksin väga õnnelik, kui te tuleksite ja kommenteeriksite ja ütleksite, et me koos saaksime aru. Minu selle webinaride sarja niisugune põhiline loosung ongi, proovime koos hakata teistmoodi asjadest aru saama. Proovime ja katsetame koos. Äkki me leiame sellise vaatenurga ka Eestis, mis aitab lastel paremini õppida matemaatikat algusest peale. Ja kuna matemaatika puhul on tõesti kohane kasutada seda sõna, et matemaatikamaja, no keerulisemas variandis võib öelda, et matemaatika on kumulatiivne õppeaine või mõtlevaldkond. Aga mulle meeldib, et matemaatikamaja puhul on vaja kõigepealt laduda see vundament ja need vundamendikivid, mida sinna on vaja laduda, need peaksid olema tugevad, kindlad, arusaadavad lapsele, et sinna peale on võimalik ehitama hakata juba kõrgemates klassides, 3. kooliastmes ka palju keerulisemaid nii-öelda osi, maja või kuidas neid nimetatakse, maja ehitusblokke ja nii edasi. Aga kui vundament ei ole õigesti kokku laotud ja vundamendi kivid on koha pealt ära või lihtsalt väga kehvast ainest pähe õpitud mingid asjad, siis nad ei kanna ju neid keerulisemaid asju, kui arvud ja liitmised ja lahutamised ei ole selged, siis ei ole või korrutamise sisu, mida korrutamine endast üldse kujutab, mitte korrutustabel peas, vaid mida korrutamine endast kui selline aritmeetiline tehe endast kujutab. Kui need asjad ei ole selged, siis sellisel juhul ei saa ju enam mingeid integraale, funktsioone, mingeid muid niisuguseid keerulisi valdkondi hakata ka lapse õppimisel toetama. Nii et kutsun teid kõiki neljapäeval 10. augustil osalema minu esimesel matemaatika õpetamise toetamise webinaril, kus me räägime 5 aluspõhimõttest, mida siis võiks arvestada just psühholoogilises õpetamise ja õppimise psühholoogia mõttes, et laps hakkaks mõistma matemaatikat, hakkaks matemaatilise mõtlemisega ainele lähenema ja saaks
avastamisest, oma uudishimu rahuldamisest ja kõigest sellest, mida matemaatika õppimine endaga kaasa toob, saaks sellest rõõmu, saaks tahtmist veel rohkem avastada neid matemaatika õpingutes pakutavaid teemasid ja valdkondi, mitte ei oleks selline tunnete ja negatiivsete kogemuste virvarr tal peas ja südames, et kui ta näeb matemaatika õpikut või töövihikut, siis ta ei taha sellega tegeleda või matemaatikatund on väga ebameeldiv ja vastumeelne, võib-olla koguni emotsionaalselt väga nagu negatiivseid tundeid tekitav. Nii et olete kõik väga oodatud. Minu kodulehel on võimalik seda webinari endale soetada ja tulge, hakkame koos sammhaaval minema ja vaatame, mis kõigepealt siis on need 5 põhialused põhimõtted, mis võiks katsetada teistmoodi hakata siis õppima matemaatikat. Kõike head teile, ilusat suve jätku ja kohtumiseni neljapäeval.